Mu hommik algas väga halvasti. Jäi nii, good job, mesilasvahast küünlad. Täiesti maitsetu. Ma üritan siin kuidagi ennast rahustada, sest pikkade küüntega ei saa seda lahti teha. Siis isegi lõhna nagu apelsin. Peliunedega on nagu nii metsas. Panin siis endale ka küünte ja siiamaani juba. Ja ma saan aru, et tal on ka raske. Mu hommik algas väga halvasti. Ma just praegu panen videot üles. Õigemini hakkasin siis nagu avalikustama videot ja vaatasin siis kiiruga läbi selle video. Ja siis avastan, et ma olen 2 klippi täiesti välja jätnud ja ma pidin nüüd hakkama seda videot muutma ja uuesti alla tõmbama. Ja nüüd ma ootan, kuni ta mulle läpakasse siis selle ära ekspordib, et ma saaksin selle uuesti YouTube'i üles laadida. Mis võtab kõik aega, ses suhtes, et ma tegin juba eile õhtul kõik valmis. Ma mõtlesin, ma olen tubli, tegin video ilusti lõpuni, tõmbasin alla, laadisin ilusti YouTube'i üles, vaatasin, et kõik on hästi, panin juba pealkirja isegi paika ja siis mõtlesin, et davai, hommikul teen thumbnaili, et selleks hetkeks on nagu ta ilusti juba 4K kvaliteediga nagu ammu üleval, et saan siis avalikuks teha, Ei, milleks? Tuleb välja, et mu stupid brain lihtsalt otsustas eile monteerides, et äkki paneks 2 klippi sisse, kui fun, Nii et nüüd ma saan seda kõike uuesti teha. Hetkel ta läheb alla. Mingi 4 on äkki alla laetud. Ja kui ma ta siis alla saan laetud, panen ma ta siis uuesti YouTube'i ja ootan uuesti, millal ta ennast ilusti üles läheb, et ma saaksin selle nüüd avalikuks teha. Ei ole just väga tore päeva algus, ei ole. Ja kell on praegu saanud 11. Hommikul siis lapse viisin lasteaeda. Abikaasa viisin lasteaeda, viisin lapse kooli, viisin abikaasa. Tulin koju, jalutasin koera ära. See on nii külm, et ma ei saanud mitte ühtegi klippi filmida. Nii et jäi nii, good job. Kõige eest olen hoolitsenud, kõik olen oma nurkadesse ära viinud. Ja siis tulin koju ja hakkas siuke jama pihta. Ei. Aga ma sõin veidi hommikusööki hommikul, aga ma sõin nii vähe, et ma nüüd tunnen, et ma tahaksin endale veel midagi siit süüa hankida. Kus juures? Me eile sõime apelsini, Mul on siin 1 apelsin veel. Meil oli neid 2 tükki. Ma ostin need äkki mingi nädal tagasi ja mulle meeldib alati lasta apelsinidel veidi seista, sest et siis nad lähevad nagu hästi magusaks nii-öelda. Või kohe saab ka süüa, siis nad on lihtsalt veidi hapukamad, oleneb kuidas mul tuju on, aga ma üldjuhul lasen ikkagi nagu natuke seista, et vähemalt peilil oleks nagu magus see apelsin, Ja eile siis lõikasin talle selle apelsini ära, sõime õuna ja sõime apelsini, kui tärkas. Ja maitsesin siis seda apelsini, kujutate ette, täiesti maitsetu, lihtsalt siuke mingi õrna maiguga vesi, aga nagu apelsini maitset polnud üldse tunda. Ma ei tea, kas ma lasin neil siis liiga kaua seista, kuigi ma ei ole nagu kunagi kohanud siukest asja, et ma ei tea, apelsin saab mingi liiga kaua valmida või midagi, sest ta ei olnud kuidagi nagu pahaks läinud või mingi üleküps või midagi. Nad olid lihtsalt täiesti maitsetud. Ehk et ma ei tea, kas ma sain mingist halvast nagu batchist need apelsinid, aga seda apelsini ma vist isegi ei hakka sööma, sest et ma juba aiman, et see maitseb täpselt samasugune nagu see eelmine, ehk siis nagu see ei maitse nagu apelsin, see maitseb nagu vesi, mis on siuke suht suur pettumus. Ehk et ma ei tea, kas need on mingid ära neetud apelsid, isegi lõhna nagu apelsin. Sellel pole isegi apelsini lõhna, ärge muretsege, ma juba korra olin ka, kui ma maitsesin, et oh my god, kas ma ei tunne maitset pärast, mul on mingi koroona või midagi. Ei, kõiki teisi maitseid tunneme. Et see oli lihtsalt, see on mingi apelsini viga konkreetselt. Aga ma joon oma kohvijoogi lõpuni ja ma pean vaatama, mida ma saaksin endale süüa leida. Ja siis ma pean tegelema selle videoga siin, see on nüüd umbes pool alla loetud. 50,4% ja ma pean saama kõigepealt siis eilse vlogmassi ülesse
nagu nii annoying, ma monteerin neid videoid ju õhtul hilja, onju. Ja eks ma oma kana ajuga jätan pooled asjad, unustan ära. Mul on siit kohalt ka nagu palve, et kui te näete nüüd nagu üks hetk, et mingis videos on nagu ilmselgelt nähtavalt nagu mingi asi puudu või veel hullem mingi asi üle, kus ma jätan mingisugused asjad, mis ei tohiks seal olla nähtavale, mingisugused pikad mõttepausid ja asjad, siis let me know please, siis ma vähemalt nagu tean, et ma tegin siin apsaka. Ma üritan neid muidugi mitte teha, aga arvestades, et Vlogmas on nagu iga päev filmimine ja monteerimine, siis ma olen päris kindel, et statistika kohaselt tõenäoliselt mõnesse videosse võib jääda nagu mingisugune väike siuke. Oh, siis on see apelsin. Mõnesse videosse võib jääda mingisugune väike viga sisse. Ma panin siis endale ka küünteaja eile. Täna te vaatate seda videot täna. Ei, seda te vaatate ikkagi ju homme, issand. Ühesõnaga, panin endale küünteaja ja lähen küüntesse, ärme hakka keeruliseks tegema, sest need on nüüd need, mis ma lasin teha 6 aega tagasi, mis on esiteks reetsilt välja kasvanud ja teiseks need on ehitatud nii halvasti, ma isegi ei oska seda teile kirjeldada, kui me nüüd vaatame neid küüsi nagu siit alt poolt. Siit kaamerast ei ole muidugi nii hästi näha, aga need küüned nagu minu küüs, ma isegi ei tea, kuidas ma seda näitama peaksin, minu küüs nagu, siit on üli hästi näha, kuhu suunas minu küüs kasvab ja kuhu suunas see küüs on nagu ehitatud, et mu küüs ei kasva lakke, vaid ta kasvab ikkagi otse ja ikkagi veidi suunaga nagu allapoole, nagu see loomulik küüs on ja nagu I can't wait, et ma nendest lahti saaksin, ma nii vihkan neid, algusest peale olen vihanud, aga pole aega olnud käia. Ja nüüd, kui nad on korralikult välja kasvanud, nüüd ma pidin selle aja leidma, sest et mida rohkem nad kasvavad, seda hullemaks see läheb. Ma osadel näppudel nagu tunnen seda nagu siuke pressure on siin küüne peal, et ma lähen oma tehniku juurde, kes ma tean, et teeb hästi. Tema keelküüsi ei tee, teeb ainult modelleeritud keellakki, aga kirjutasin talle, et kas ta saab nagu keelküünet maha võtta nii-öelda. Et me ilmselt puurime selle maha ja siis teeme modelleeritud keellakki minu enda küünte peale, nagu ma olen tegelikult alati teinud. Et ma enda küüned on siin all väga pikaks kasvanud. Et saame siis korda teha. Ma näitan teile pärast kindlasti. Ma peangi veits nüüd mõtlema, millist disaini ma teha tahan. Sellepärast, et minu puhul karta on, et need küüned, mis ma nüüd praegu teen, jäävad mulle 4 kuni 6 nädalaks. Ehk et tõenäoliselt olen ma jõulude ajal nende küüntega, mis ma endale praegu teen. Kuigi õues jõuluvaibi üldse pole, siin on halmasendus. Ja ma pean nüüd valima hakkama. Nii, väike kohavahetus. Ma liigun hetkel küüntesse. Ja ma mõtlesin, et ma räägin siis, mis vahepeal nüüd toimunud on. Ja kui tänane päev pidi olema hea ja tore päev, kõik on hästi, lõpuks lasteaeda on ju, bla bla bla. Siis mul on närvid täiesti läbi. Tahaks lihtsalt karjuda ja nutta, maa alla vajuda mõneks päevaks. Sest peiliunedega on nagu nii metsas, et mul on päriselt nagu viimane piir käes. Ma üritan hetkel mitte nutma hakata, sest ma ei taha küüntes nagu täiesti kaos välja näha, sest esiteks ma olen ennast juba täiesti täisigistanud. Sellest kogu asjast üritasin ennast kodus kiirelt ära loputada, aga oh well, on ju. Ei jõudnud isegi vetsus käia, mitte midagi. Peili käis siis täna pool päeva lasteaias ja ma võtsin ta lõunaks ära, et ta magaks kodus. Sest et ta vahest läbi une köhib veel ja ma ei tahtnud, et ta teisi lapsi häiriks. Ehk siis ma läksin talle 8:30 lasteaeda järgi ja mingi 1:15 äkki läksime siis voodisse. Ja kui ta muidu on juba üle aasta aja maganud niimoodi, et ta jääb ise magama
ja kõik on hästi, siis vahepeal ta oli palavikus ja haige ja siis ta palus, et ma läheksin talle kaisu ja kuidas sa ütled haigele lapsele ei, on ju. Läksin kaisu. Ja nüüd mul on tunne, et ta harjus sellega ära, sest ta iga õhtu ütleb mulle ja iga lõuna ütleb mulle, et ma tuleksin kaisu. Ja lõunal ma veel olen läinud, sest lõunal ta jääb tavaliselt siuke 20-30 minutiga maks magama. Ja see on nagu fine, ma nagu selle kannatan ära. Aga õhtul ma ei lähe, sest et õhtul ta läheb vahest 1,5-2 tundi aega selleks, et magama jääda. Mis on nagu minu jaoks liiga pikk aeg. See ülestimuleeritus tekib mul hästi ruttu. Ma ei saa sinna mitte midagi parata. Ja voodis üksteise küljes olemine on nagu üks asi, on ju, nagu lihtsalt kaisus olemine. Aga teine asi on see, kui see väike laps 2 tundi järjest karjub ja avastab ja kõhib ja käperdab sind ja rullib ennast nagu 10 korda minutis vahet pidamata ja see nagu pidev hõõrdumine lihtsalt toimub kogu aeg. Ja okei, 1 õhtu, 2 õhtut fine, aga ma ei saa seda teha nagu iga päev, mitu korda päevas. Ma ei kannata seda ära, see on lihtsalt liiga palju. Ja kuna ma olen temaga nii pikalt kodus olnud ja ma olen temaga nagu näha edasi pikalt kodus, siis mul ei ole aeg, nagu mul ei ole võimalust seda õhku nagu välja lasta. Et nagu vahepeal siuke restart teha, et ma jaksaks uuesti. Sest praegu mul on lihtsalt pisarad. Mul on nagu lihtsalt viimane piir käes ja tänane pani nagu punkti sellele. Ehk et me läksime siis 1:02 voodisse magama, lugesime nii ilusti unejuttu, kõik oli hästi ja ta jäi mingi poole tunni pärast magama, mis on nagu väga pikk aeg. Ma ei saa aru, miks ta jääb kodus nii kaua magama ja lasteaias jääb kohe. Ja läksin siis talle kaisu, ta jäi poole tunni pärast magama, ja tegin nii nagu ikka, et ootasin mõne minuti, et ta jääks niimoodi sügavamalt magama ja hakkasin siis ära hiilima. Ja nii kui ma püsti sain, siis sealt tuli siuke väga kilekisa. Emme, tule tagasi, bla bla bla. Ma olin mingi fine. Ma lähen siis kaisu tagasi, whatever, on ju. Ja ta ei jäänud rohkem magama üldse. Ta magas oma selle esimese minuti und ära ja ta lihtsalt ei jäänud enam magama. Ja meil on varem olnud paar üksikut korda ainult, kus ta ei olegi nagu jäänud lõpuks lõunaund magama. Ja see on lõppenud sellega, et ta on õhtul nii üleväsinud ja nagu nii pahast tujus, et teda on õhtul täiesti võimatu magama saada ja ta ei jää magama ja ta lihtsalt karjub tunde ja tunde ja tunde ja vahet ei ole, kas keegi on ta juures või kedagi ei ole ta juures. Ta lihtsalt ei jää magama. Kui ta ei ole lõunaund maganud, on ju, sest ta ilmselgelt vajab seda lõunaund, ta on väsin, aga ta ei jää magama. See tähendab, et kui ma jätsin nüüd praegu oma õega koju ja vaatame veel äkki ta ikka jääb magama, kuigi kell on juba 3, on ju. Ehk, et kui ta ei jää täna magama, siis ma juba tean, et mu õhtu on täiesti metsas, sest et ma juba praegu lõunal nägin, kuidas see asi lõpeb. Ja kui ta nüüd ikkagi päriselt ei jäägi, siis see on ka see, milline meie õhtu nüüd välja näeb. Täiesti lappes, mitu tundi lihtsalt kisa kuulamist ja tõenäoliselt ka öösel tihedat ärkamist, sellepärast, et kui ta jääb niimoodi halvasti magama, siis ta on ise nii pinges, et ta lihtsalt hakkab üles ärkama. Ehk siis ta ei suuda nagu ilmselgelt rahulikult magada, kui ta on ennast nagu nii kõvasti nagu üles kruttinud. Ja see on kestnud juba mega kaua. Ma ei tea, mis teema on. Ma ei saa aru, miks ta ei maga. Ja öösel magab ka nüüd aina vähem ja vähem. Ja no nagu öeldud sai, me oleme proovinud lõunaunega, ma olen proovinud ilma lõunauneta, ma olen proovinud panna varem magama, ma olen proovinud panna hiljem magama, õigel ajal magama, koos vannitamisega magama. Enne rahuneme pikalt, lähme magama, enne hullame täiega ja lähme magama ja no mitte midagi ei tööta ja I'm losing my mind. Ma üritan siin nüüd kuidagi ennast maha rahustada, sest ma olen päriselt nagu nii närvis, mul nagu tunnen, kuidas mul lihtsalt higi voolab mööda keha alla. Pulss on kuskil, ma isegi ei taha teada, kus. Ja ma nagu tunnen, kuidas mul on nagu see viimane piir on nagu päriselt kätte jõudnud,
kus ma ei jaksa seda enam teha hetkel, kus mul on vaja väikest pausi, väikest puhkust, sest see ei ole enam inimlik. Ja ma saan aru, et tal on ka raske, ilmselgelt on ju, aga no tema siis nutabki, elab ennast välja on ju, aga mina, kus ennast välja elan, noh, minu probleem ja mul ei ole siukest kohta, kus on hästi moodi välja elada. Mul oleks ka vaja siukest tuba, kus ma panen ennast lokku lihtsalt ja saan ka veits karjuda, et welcome to real life. Ei ole kõik üldse kogu aeg ilus ja praegu on päriselt siuke tunne, et ma ei tea, maailm lihtsalt nagu laguneb laiali. Welcome back. Jätkame sealt, kus pooleli jäime. Ehk alustame küüntast. Sain küüntas käidud. Tegime seekord hästi lühikesed, sest et mu küünetehnik võttis kogemata natuke liiga palju maha alguses. Ja disaini pidime tegema väga lihtsa, sest et ta oli täna veitsi kiire. Ja noh, me ei saanudki mingit disaini teha, me saime lihtsalt nagu laki peale panna. Ma üritan siit näidata, läheb vist hetk aega, kuni see ära fokusseerib, kui üldse fokusseerib. No nii, fokusseeris ära. Tegin siuksed roosad lihtsalt ja siis siuke sarnast värvi roosa sädeluse lakk peal ja järgmistel siis nendel on ju. Ei ole päris õiget värvi nagu tavaelus, aga you get the idea, siuke väga lihtne disain siis seekord. Peili uni. Mul oli kell 3 küünteaeg. Airi tuli 2:30 siia. Kella 1 hakkasime vist temaga magama minema. Ja Peili jäi magama lõpuks siis kella 3 paiku. Ja palusin Airil ta siis 4:45 üles äratada. Siis 2 tundi läks aega, et ta jääks magama. Lovely stuff. Minu stress ja anxiety läksid nüüd veidi üle jälle, natuke parem on olla. Aga ma nüüd ei tea, mis temast seal õhtul saab, sest ärkas nii hilja, hommikul jälle lasteaiapäev on ju. Ei tea, pole aimugi, ma peaks seda seal veits declutterima. Ja siin on nagu nii hea vaata visata asju, tuled, võtad, paned, on ju, ma peaks selle seal korda tegema, pean kuskile mingisuguse asja kirja panema, et deal with it. Aga me nüüd hetkel sätime õhtusööki sööma. Ma võtsin endale ühe limonaadi, mille ma reaalselt juba ära kaotasin. See on tore, huvitav, kuidas ma nii osav olen. Saate aru, ma just võtsin külmkapist ühe Heavenly ja kaotsin, võtsin endale ühe limonaadi, palusin Jainule eile osta ja ta ostis mulle vale maitsega. Mulle meeldivad kõige rohkem see mingi Apple, mingi bla bla bla, mis on veits siuke õrna mojito maitsega. Ja siis mulle meeldib see rabarberi ja vaarika äkki või. See meeldib mulle ka. Aga seekord Jainu ostis grapefruit and lemongrass oma, mis ma maitsesin seda viimati väga ammu. Ma isegi mäletan, mis maitsega see on. Mul on küüned nii lühikesed nüüd nagu reaalselt ikka väga lühikesed, et ma saan jälle avada metallpurke. Pikkade küüntega ma pidin noaga lahti tegema. Võtsin võinoa, panin vahele ja siis tõmbasin. Sest pikkade küüntega ei saa seda lahti teha. Aga nüüd ma jälle saan. Ja et ma nüüd testin seda, ma pole seda päriselt nii ammu maitsin. Ma maitsin seda viimati siis, kui need Heavenly'd välja tulid ja ma kõiki maitseid proovisin. Aga miskipärast ma ei ole seda rohkem ostnud. Lõhnab iseenesest väga hästi. Ega maitse otseselt halb ei ole. Täitsa normaalne. Cheers. Meie rühmas, lasteaias, hakkavad siis käima rühmapäkapikk. Hakkab käima rühmapäkapikk. Mis siis tähendab, et me otsustasime, et rühmapäkapikk toob lastele 1 kord nädalas mingisuguse kingituse. Ja see kingitus on midagi siis, mingi siuke käeline tegevus, mingi meesterdamine. Ja ma pakkusin siis välja mesilasvahast küünlad, millega teised siis nõustusid. Et ma tellisin ära ja need jõudsid nüüd kohale. Siin on ilusti kasutusjuhend ka olemas. Et tundus siuke lihtne asi, millega lapsed hakkama saavad, et tegelikult on ju tee käe vahel soojaks. Siis pane taht vahele on ju ja tegelikult keera ümber ja ongi küünal valmis, eks ju. Et nagu siuke tegelikult üsna lihtne.
ja meil on siis 13 last rühmas ja seal oli valikus siis 15 pakk. Ehk siis siin sees ma juba tegin lahti, panin siit uuesti kinni tagasi. Et valikus või tellisime siis 15 komplekti, rühmas on 13 last, ehk siis 2 tükki jääbki õpetajatele, et õpetajad saavad siis ette näidata ja veidi siis abistada, kui vaja, aga ongi lastel hea sihuke käeline tegevus on ju, rullimine ja isegi kui nad seda ideaalselt ei tee, siis mesilasvahast küünal on ju, seda saab väga lihtsalt pärast põletada, isegi kui ta ei ole täpselt ideaalselt ilusa kujuga on ju. Et saavad pärast siis koju viia, näidata emmedele, issidele, õdedele, vendadele, mis nad teinud on. Et siuksed lehed on siin siis kaasas, lõhnavad nii hästi meie järgi ja neid on siin siis niimoodi 15 tükki. Ja siis need küünlataht, siin on neid siis ka 15, et siuke asi läheb siis neile, kellel äkki ka vaja. Minu arust väga siuke lahe asi, lastel kindlasti on tore, eriti tore on kindlasti pärast kodus neid küünlaid põletada ja ära puhuda. Et see üks küünal väga kaua ei põle. Täpselt ei mäleta, mis see põlemisaeg oli. Aga ma jätan alla kirjeldusse selle, kust ma need soetasin. Ja et kui osta nii-öelda rohkem, seal on praegu mingid eripakkumised ka nii-öelda just lasteaedadele, et kui on mingisugusele suuremale grupile vaja. Et üliäge minu arust. Nii et selle viin siis homme lasteaeda. Ja eks ma siis uurin õpetajat, et mis päeval neil plaanis on seda meisterdada. Et lihtsalt ma tean siis, et uurin, kuidas neil seal selle piparkoogitaignega on, et ühel nädalal väga pikutavad siis piparkoogitaigent. Et uurime, millal mis toimub. Ma nüüd suundun ka sööma. Ja ma arvan, et ma tegelikult lõpetan siit selle vlogi ära. Tänane päev on juba piisavalt õhtusse jõudnud. Ma loodan, et sul oli seda tore vaadata. Kui jah, siis nagu ikka, jätta like ja subscribe'i, please. Ja näeme sinuga juba homme järgmises vlogmas siis. Cheers! Ilusat jõuluaega sulle!